Tere tulemast vaatama kuulama podcasti Jutukuubik. Täna ma käisin jälle vanaisa juures ning järjekordselt väike tehniline viperus. Nimelt esimesed 20 minutit GoPro kaamera algul filmis ja siis midagi juhtus, et osa videopildist on kadunud, heli on olemas ja see osa videopildist, mis on kadunud, ma asendasin piltidega, mida ma pildistasin üles vanaisa albumist. Seega midagi teistmoodi vaatamist. Head kuulamist ja vaatamist. Olen tagasi jälle siin vanaisa juures ja jätkame juttu sealt, kus pooleli jäime, ehk siis sellest hetkest, et vanaisa astus kaubanduskooli. Mis edasi sai? Kaubanduskoolis mul läks hästi, seal ei olnud viga. Meid oli arvul 3 poissi, kõik olid tüdrukud, aga pärast kadusid ka veel, et 2 poissi kadusid ära ja jäin mina lõpuks, kui lõpetasime 49. aasta maikuus, siis ma olin üksinda tüdrukute hulgas. Ja siis olin ma juba töökohal, olin ma kuskil Koidu tänaval. Seal oli siis see vanem naisterahvas, kes oli juhataja, seal oli ka kala ja liha ja kõik niisugused asjad. Ja siis see oli sünnituspuhkusel ja või läinud ja ära sünnitusele ja siis üks noorem daam, see jäi üksi sinna ja siis mind suunati sinna abiks talle. Ja seal kauplemine läks meil hästi. Ja siis siis tuli eksamid, muidugi eksamid läksid väga hästi mul ja kõik läks ja siis moodustati 49. aasta lõpul moodustati siis toidukaubastus ja siis Narva maanteele tehti sinna nagu esinduskauplused, seal jäi 4 osakonda, tuli 2 osakonda teine poole ja 2 osakonda jäi siis teine poole. Meie osakond oli siis seal, kus mind määrati, oli siis kalaosakond ühel pool ja teiselt poolt oli vahesein, oli vaba, tehtud vabaks ja seal oli siis lihaosakond oli. Ja seal oli muidugi üks töötaja, kes oli vanast Eesti ajast üks naisterahvas, kes seda asja seal korraldas ja tegi ja see oli vana Eesti aegne väga õppinud inimene ja tundis seda asja ja tema ka pidas seal kassapidajaks oli ja aga siis juhataja, kes oli seal juhatajaks, see oli siis sõjaväe poolt määratud üks sõjaväeleitenant. Aga kui mina sinna läksin, tema ei osanud midagi, ei kaupa vastu võtta ega midagi sealt suurt teha. Ta oli rohkem jooksupoisiks meil, kes sekke viis, siis Laia tänaval oli raamatupidamine Laia tänaval. Ja siis viis need asjad ja dokumendid sinna kauba, mis sisse tuli ja seki dokumendid ja kõik siis jooksis seda vahet. Ja siis ta tahtis, et mina hakkaks selle koha peale, aga minu aeg jäi hiljaks, sest 50. aasta oli käsil. Aprillis tuli mul kutse, sõjaväekutse saabus. Jah, ei saanud
enam midagi rohkem, kui tuli ära minna sõjaväkke. Ja siit me läksime siis kahe keisi ühe teise poisiga läksime siis sõjaväekomissaraati ja Rataskaevu ja seal siis ei öeldud meid midagi, kuhu meid viiakse või kuhu me läheme või mitte midagi sellest ei räägitud. Siis moodustati meile seal 2 kolonni, 2 rühma ja me hakkasime minema siis kui me sealt välja läksime, siis arvastasime, kus me lähme Balti jaama poole või lähme Balti jaama poole, et siis on Venemaale sõit. Aga ei, me läksime hoopis, hakkasime Vabaduse väljaku poole minema. Süda läks kergeks meil kõigil. Kõik juba naersid, et vist ei jääb ära Venemaale minek. Nii oligi. Ja siis see Kalju Piilberg, kellega ma siit läksime, tema oli siis, läks Juhkentalli hoopis. Meil lahutati ära ja tema läks Juhkentalli ja siis mina läksin siis viidi meid Kotipulku, see oli Suurtükiväe polk, oli seal Vana-Täika ääres. Ja siis suunati meid siis sauna kohe teisel päeval, Jereni tänavale sauna ja seal anti vormid selga ja siis järgmine päev oli sõit Aegviitu laagrisse. Seal oli noorte aeg kõik. Ja siis peale noorte aega Tallinna tagasi sõit meil. Olime siis Ülemiste järve ääres, käisime siis, siin pandi maha igasuguseid metallesemeid ja siis käisime otsimas miniotsijaga neid. Ja siis oligi 3 nädalat või kui palju me selles oli, kõlpusime ja siis viidi meid, tuli Lasnamäel, seal vahetati, võeti pinded ära, meil olid ju pinded siis pinded ära anti siis kirsad meile jalga juba, noh. Ja siis seal olid hoopis juba toodud need, kes 6 aastat olid juba sõjaväes teeninud, need 44. aastal võetud mobiliseeritud mehed, kes siis võtsid Läti lahingutesse osa. Ja nendega meid siis segati juba ära, need moodustati 2 rühma ja nendega siis segamini siis. Ja siis sealt rongi peale muidugi Venemaa poole sõitja, et miniväljadele, aga kus kohta seda meile ei öelnud, aga siis pärast, kui seal siis juba Juhkendali mehed ja kõik olid juba seal löödi meid laiali, kus keegi läks ja meid oli Demjanski sõit, oli meil ees Demjanskisse. Noh, Demjanskis alul, me vaatasime, seal oli suur järv oli täis, seal olid siis autosid ees, kõik kabiinid passid ja siis seal ääres oli igasugust luid ja konte ja kõike. Ja siis pärast räägiti, et see rakslane oli demineerinud seal järve ära ja kui see lahing talle siis Vene väe sinna peale tulla, et otse üle järve oli hea tulla ja õhkis selle järve õhku. No see selleks, aga siis oli juba soe ja me tahtsime ujuma minna sinna järve, otsisime koha, kus me siis ujuda saime seal ikka, käisime seal viies, aga siis järgmine päev keelati meil absoluutselt see ära, seal viidi järve äärest eemale sealt ja ei lubatud enam sinna järve meid minna. Siis meil hakkasime asukohta otsima, seal oli metsik loodus kõik kinni kasvanud, ei olnud ühtegi hinge seal, ei mingisugust majasid kuskil läheduses, seal ega mitte midagi, täiesti metsik koht. No ja siis lõpuks me leidsime
ühe sakslaste niisuguse varjuvara tehtud niisugune ööbimise koht oli. See oli nii, et sellest ega ta eemalt üldse seda aru ei saadki, seal oli kõik kasvas pealt ja magatsime, et me pidime, siis tegime telki, aga see oli parem. See läksime sinna sisse, vaatsime, oi, see oli ju täitsa tipp-topp meie jaoks, et korda teha. No see oli kõik prahti täis ja ämblike võrku ja mis seal kõik sees olid, jumal. Aga need poodikohad, need olid hästi niisugusest traadist või niisugust võrgust tehtud kõik elu. Ja siis me tegimegi selle puhtaks ja saimegi sinna mahutada ära jäi, kui meil seal veel kohti üle jäi, et see oli veel suurem, kui meil vee ära mahtusime sinna ja siis hakkasime seal, siis kuulsime seda, et räägiti meile, mismoodi siis venelased alustasid seal ju siis seda tööd. Tegemist miinieerimist, aga see oli ikka nii, et kus venelased hakkama ei saanud, sinna saadeti siis eestlased peale. Nad olid seal siis miinide peale läinud ja seal oli surma saanud ja seal oli igavene katastroof tekkinud ja siis see pooleli jääd. Ja seal oli siis Saksa miniväljad olid. Need olid päris korrapärased pandud, nagu sakslasel ikka oli, et korrapärased kõik. Need olid Saksa miniväljad. Need olid niisugused, et kui sa sinna mini peale astusid, siis see miin tõusis maast üles, mehe kõrgusele üles. Ja siis ta saatis oma kardetsid laiali. Ja sellega võisid see, kes sinna peale astus, võis ka ellu jääda ja kes seal lähedal oli, kui sa kiiresti tegutsesid ja pikali iskasid. Sest need kardetid endasid sinu üle pea minema kõik. Ja siis olid veel venemiinid, pompsmiinid. Pompsmiinid, need olid siis tsemendist või selle betoonist valatud ümmargused, niisugused ümmargused, pikad ümmargused ja puutikk oli neil all, see turgati maa sisse, püsti ta ja siis tal oli plindi küljes, mis seal nüüd selle tsement küljes oli plindi küljes peenikene traat ja see oli 2-3 meetrit pikk, see traadike ja seal oli ka puuvaiakene küljes terava otsaga ja see viidi läbi rohu, turgati siis maha kaugemale. Ja kui sealt läksid, siis see jäi kohe jalgu kinni see traat ja tõmmas selle plindi välja sealt seest ja see plahvatas, see kogus. Ja siis ta saatis oma kõik tükid laiali. See oli umbes niisuguse toimega oli see. Aga see oli juba 7 aastat tagasi. See plint oli sinna sisse roostetanud ära kõik. Ja seda peenikest traadikest enam ei olnudki õieti. Ta oli täitsa ohutu peaaegu. No neid korjati kokku, aga siis enne, kui meid moodustada need et kes hakkavad siis miniotsijate peal tööle, aga mina ütlesin sellest miniotsijast, ütlesin kohe ära, mina selle peale ei jää. Ja siis pandi mind masina peale, see oli üks Ameerika masin oli, niisugune paras suur lintiga masin, maastikumasin lintidega. Ja siis see autojuht, see oli juba see 6 käiguga mees, kes oli sõjas käinud ja see oli väga tore, väga hea mees ja me saame väga hästi temaga läbi
ja siis hakkasime temaga transportima, teised mehed siis naersid, kes miiniveed, et nüüd saite omale otsa. Ja noh, muidugi see oli ohtlikum töö. Ja tõesti ta oli, sest ligi pääseda, kui nemad miinid kokku panid, siis sinna pandi suur varda otsa, kõrgel pani, et oli nähtav suur punane lipp lehvima. Et on näha, kus need kokku on viidud. Aga et sinna ligi pääseda sellises sunglis, sellised metsaalul, kus olid, seal olid mürsuaugud ja kõik igasugust, igat prahti. Seal oli kõik, et seda ligi pääseda tuli tee teha siis. Kus sa siis vähegi tulid ja said tulla sellega. Paar korda me käisime ka sellega ring ümber, siis me saime ise kannatada natukene, aga noh, ei viga natuke oimetuks tegi, aga. Ja see oli tõesti väga raske ja ega seal kerge ei olnud, aga sügise poole, noh, toit oli meil, konservitoit. Leiba meil muidugi ei olnud, meil oli ainult kuivikud, mis me saime. Meil kuulutati ju sõjaolukord seal välja ja nii me saime. Ja siis oli ka viimased need Ameerika konservid olid juba lõpul, NC ladudes lõppesid ära ja siis isegi neid toodi meil sinna. Siis me sügise poole saime ju seal marju süüa, sest metsas oli palju metsvaarikaid. Seal oli murrakaid ja kõik igasugused metsvarju oli. Neid sai süüa küll, aga siis ega seal ringi käia ei tohtinud üksinda, seal pidid ikka 3-4 pundis olema. Muidu ei tohtinud välja minna, seal võisid kergesti ära eksida ja kaugele minna muidugi ei saanud. Sest eksimine oli seal väga tihe. Seal võisid eksid kergelt. Aga siis juulikuu lõpul meie grupile anti siis teada, et Sofoos siis olevat olnud õnnetus, seal on traktor lennanud õhku. Traktor õhku lennanud ja siis meie grupp viidi siis sinna, sõitsime siis sinna, terve päev me sõitsime ja loksusime, oli jube, kui me sinna kohale saime. See oli jube sõit meil, jubedamat sõitu ei kujutagi ette, mis see oli selle auto või selle masinaga sõita. Kuidas me seal kõikusime, see palju õigeid teid, seal ei olnud ju mingisuguseid teid. Ja siis saime sinna Sovhoosi keskusesse ja see Sovhoosi keskus oli sõja ajal ka veel hästi, oli säilinud, ei olnud seda päris ära purustatud. Ja seal olid siis nüüd need toodud, seal olid siis sõjaorvud olid see seal põhiselt töötasid. Need olid kõik tüdrukud, sõjaorvud. Alul me vaatasime neid eemalt, nii kui vanad eided, ratid peas ja niisugust vana eite moodi, aga liigutused olid kräpsid ainult. Ja siis, me panime oma telgid sinna metsaveerde üles, kõik ilusti ja tegime sinna oma platsi sinna, magamiskohad sinna ja kõik ja tegime ja siis saime Sovhoosist vikati ja tegime heina ja panime sinna telki kõik heinad ja oi, küll see oli mõnus heinalõhn ja kõik see oli sees ja mõnus oli seal magada. Ja siis, aga meil ju, kui me sinna sõitsime, siis üks Tallinna poiss võttis ju akordioni kaasa. Võttis akordioni kaasa ja siis meil oli seal siis kah õhtud olid pikad, meil juba 3-4 lõpetasime ära, seal olid tankitõrjemiinid, tankimiinid. Need olid suured ja rasked niisugused valatud selle betoonplatad sees.
need olid rasked, need inimese all ei lõhkenud, sest need vajasid juba suuremat koormust. Ja seal oli siis see traktor õhku läinud. Ja siis, me neid ei saanud palju sinna peale panna, ainult 3-4 tükki. Ja siis need vedasime ühte kohta kokku, kus siis aga me lühata neid, seal lühata ei saanud, seal lõhkamist ei toimunud, seal ei saanud lühata, seal ei olnud niisugust lõhkamise kohta. Seal siis venelased viisid need, Vene sõjaväelased viisid need, vedasid ära siis kunagi. Siis me õhtuti seal mängisime ja siis alul ei julgenud tüdrukud ligi tulla, kartsid. Ja siis Arul arvasid, et sakslased, kes olid siis sakslaste kätte sattud seal, et sakslased ei näinud, et nad inimesi laulsid, et niisugused laulud olid sakslastel. Ja siis pärast ikka tulid nii, et siis pärast olid nad nii, et nüüd siis olid nad niisuguseid kennad ilusaid laule, pole elu sees kuuldud. Niisugused ilusad ja see akordion, oi, kuidas see meeldis neile kõik see. Oi, nad olid nii õnnelikud seal, me andsime neile konserve ja niisugust asja, positoid. Ja siis kogu lõpus meil tuli sealt ära tulek, et siis me lahkusime juba minipeljalt, siis pidime sinna vana kohta tagasi minema, et sealt siis suure selle Leningradi ja Moskva vahelisel teele uuesti tagasi saada ja sealt siis rongi peale. No ja siis loksusime jälle seal, aga siis enne seda, või siis kui me läksime see õhtu või hakkasime sealt minema hommiku poole, see oli hommiku. Ja siis need tüdrukud, kes siis said, need tulid sinna, kurat, tuli suur kamp, nüüd tuli sinna. Ja jooksid sinna ja siis kuulsid, et me ära läheme. Ja kui siis meil ümber kinni haarasid kohe, nii paidu, kõik harjusid seal. Ja siis lehvitses meil järgi, läksin minema, siis oli jälle see loksumil seal terve päev läks sõit, enne kui me seal suure tee juurde jõudsime. Seal oli mitusada kilomeetrit seda. Ega siis see Venemaa on suur ja lai ja see platsdarm oli ka ikka 100 kilomeetrit lai, suur. Ja siis meid jaudati jällegi, oli meid omaette rongi. Meie omaette vagunisse ja siis nendel oli teemopp 6 aastat täis sai ja augusti lõpp ja teemoppi minek. Septembris nad läksid ju kõik teemoppi. Ja siis mina jäin magama ja just enne kui me Eestisse jõudsime ja jäin magama. Ja ma magasin järsku mürine rongis ja mis seal on vagunis. Järsku rong seisab ja me olime Jõhvis juba. Jõhvis maha. Meid Jõhvis maha. No me tulime Jõhvis maha siis ja siis viidi meid siis sinna Jõhvi, seal oli eestiaegsed kasarmud, vanad eestiaegsed kasarmud olid. Aga seal olid Vene need, põgenikud sees olnud, kes Venemaalt sinna tulid ja siis need olid elanud seal sees, seal olid lutikaid ja kõik, mis täis olid ja mis me seal siis tegime, siis puhastasime ja tegime seal ja mõne nädala me seal olime. Ja siis üks nädala sees oli siis, tulid sinna Rakvere kutsekooli õpilased. Tulid sinna Jõhvi ja tegid suure peo seal Jõhvi kultuurimajas ja me läksime õhtu sinna kultuurimaja, siis päeval lappisime oma riideid, nõelusime ja pükse lappisime ja meil oli kõik katkised seal juba läinud. Nii närused olime, et natukenegi korda ennast teha ja sinna peole minna ja seal ma sain tuttavaks ühe Ainuga, kes oli
pärit oli ta Viru-Nigula tüdruk oli ja õppis seal Rakvere kutsekoolis, õppis raamatupidajaks. Ja sellega ma jäin kirjavahetusse kuni oma teenistuse lõpuni. Olime kirjavahetuses. Ta käis 2 korda veel Keilas, käis minu juures ka. Saime kokku seal Keilas, kui olime. Ja ta unistas siia tulla Tallinna kunstikooli, sest ta joonistas hästi. Ta joonistas mulle pühade pilte, igasugused pilte, need olid ilus, väga ilusad pildid olid, väga ilusad joonistused, need peab mul kuskil alles olema veel mõni sellest. Ja siis meid tuli sealt siis komisjon sinna, siis oli niisugune asi, et moodustakse, et vanad läksid ju teemoppi, kes läksid nüüd 6-aastast kõik. Ei ole ju enam spetsialiste neid, sõjaväe alal, kes sõjaväe asjadega tegutsesid, neid spetsialiste seal, relvmeistreid ja neid mineerijaid ja kõiki niisuguseid spetsialiste oli vaja. Ja siis et moodustakse nüüd uued õppegrupid, et tuleb uuesti neid. Ja siis poisid kartsid kõik, et ei, et pannakse aasta juurde, et 3-ga, et see tuleb jälle 4 aastat olla siis ja kartsid seda värki ja komisjoni minek oli ja mina mõtlesin oma mõtte ära, et lihtsõduriks ma jääda ei taha. Et siis sa oled tõugata ja lükata, et ma läheks relvmeistriks ära. Jäin selle mõtte peale oma mõttes ja siis poisid ikka ei julenud, üks ja teine ei julenud minna jälle, kui kutsuti jälle uusi sinna komisjoni juurde, ma läksin lühti sisse ja ütlesin siis oma otsuse ära ja öeldi, et kõik on hästi ja siis pandi midki eraldi seal. Et siis kõik järgmine päev juba Tallinna ja viidi meid jällegi sinna vanasse polku tagasi ja ülemine korrus hakkasime siis seal ülemist korrust korda tegema, omale siis ruumid sinna kõik ilusti korda ja siis käisime seal juhtus üks imelik juhtum. Imelik juhtum juhtus seal, hakati meid vahtkonda viima siis, et me käisime siis üks nädal-paar seal vahtkonnas. Oma väeosa vahtkonnas ja ise ka saadeti siis sinna Toompea vahtkonda. Ja ükskord vahtkonnas niisugune asi, üks vahtkonna korrapidaja tuleb vahtkonda kontrollima ja vaatab, et seal uimerdab seal vahtkonna ees see tunnimees. Ja vahtkonna sisse ja muidugi ka objekte frontoril ollima ja kohe Kahurväe sinna selle parimaluste juurde ja seal muidugi meest kohe ei lasnud objektile kedagi, andis kohe stoi, streljad põlu ja edasi läks seal oli taga oli see nii-öelda oli kartulakelder ja see oli kõik niisugune majandusobjekt. Aga seal oli siis heinakuhi ja see mehed magasid alati selle heinakuhjas. Tuli mees ka hommikupoole, kui uni läks ju, tuli kõva uni. Ja eks see Venemaa eestlane, kes oli seal korrapidaja, see nüüd märkas ja siis läks seal
märkas seda, et seal vastust midagi ei tuldud ja pani spopa-plopa edasi. Aga siis vaatkonna see jäi seisma ja see ei läinud edasi ja see läks sinna ja eks see magaski seal ja see karabiin oli tal kõrval seal ja see magas nii, et võttis selle luku pealt ära ja tuli tulema sealt ja siis vaatkonna ruumi tagasi ja siis kukkus seal möllama, et nüüd teeb selle vaatkonnale sõidu sisse, ja siis ütles, et noh, või vaatkonna ülema ütles, et noh, et siis lähme ja võtame maha seal. No ja tuligi siis uuesti see lukk pani püsilukku sinna, aga see ärkas üles ja tuli kohe sinna samasse, kohe see oli kõige ligemal, kohe sinna kahurite juurde ja ütles, et kuule, kas ta sinuga midagi ei juhtunud? Ei, anna mulle lukk. Mul on püsilukk ära võtta. No, see andis lukku, läks tagasi ja see tuli kohe, kui nad tulid ja noh, see andis kohe märku siis tois, tõljad, pulu ja mis sa lased, kui see tormas kohe edasi ruttu sinna, et millega sa lased. Kui see 2 kõrrakat käis üle pead midagi, see tuli sipp, hoopis tagasi, siis oli nördinud ja ärmas, nii et siis läksid vaatkonna ruumi uuesti tagasi, siis ta ei teadnud enam midagi teha, siis oli väljas ja läks ära tagasi ja siis kadus ära. See üks vene eestlane, kes tahtis omale kuulsust jälle, noh, et näe, ma avastasin jälle midagi. No see selleks. Ja edasi, noh, siis käisid seal õppused ja meil oli kord, oli väga tugev, sest seal olid seersandid, kes meid siis valvasid seal, meie veel seersandid ei olnud. Meie ei olnud veel kooli lõpetanud ja meil nad olid niisugused seersandid, kes tahtsid ohvitseriks saada. Ja nii et siis nõudsid väga palju, kord oli väga tugev. Iga niisuguse määrliigutuse eest oli kohe toimkond. Need toimkond siis oli ikka päris tihti, kõige aja olid toimkonnad. Ega seal armu ei antud. Ja need õppused olid väga karmid õppused, seda ei saa ütelda. Need olid väga karmid õppused. Ja viimased õppused, mis olid vana Eesti-aegse taktika põhjal Männikul, mis oli tehtud vana Eesti ajal. See pikk ületus, mis hakkas igasuguse tehingutega peale seal, rööbaspuud, ülekitsede ja hobuste ja kõik oli kangini. See okastraadi tunnel kõik, läbida kõik igasugust värgid, kuni kõik kõrge tõkkeni välja. Lõpuni ma tegin seda ära ja kui ma siis läks mul hing seest välja, kui ma selle kõrge tõkke sain sealt maha, mägi oli seal, siis üks polkoonik Mägi oli selle kooli juhataja. Ja siis kukkusin sinna maha, kui siis Mägi karjatas. Atlitsna, kui see käis siis. Atlitsna. Ja see oligi siis viimane lahing seal maikuus ja siis maikuus siis hakati meid seal laiali jagama. Kuhu keegi väeossa läks. Aga siis kõige seal oli siis tulnud see tankipolgu Keilast
see väeosa ülev oli seal ja see nõudis omale kolm relvavestist. 2 väeosa meil on. Meil on 1 tankipolk ja iseliikuv väeosa. Ja meil on vaja 3. Ja lõpuks ta siis selle ikka nõusoleku sai ja meie sattusime sinna. Kes me sinna sattusime, on 1 Kalmeti nimeline ja 1 Varbi nimeline ja mina. Nii, siis oli seal 3 kasarmud, suured pikad kasarmud. 1 kasarmus oli tankipolk ja tankipolku saime ka meie sinna lõppu. Saime oma sinna lõpuosasse saime majandusrühm oli koondatud. Meie siis jäime siis majandusrühma juurde. Ja siis teine kasarm oli siis iseliikuvad. Ja siis 3. kasarm oli töökojad. Ja meie siis anti meile 1 töökoda, 4 seina seal oli, suur ruum, 4 seina ja kõik. Põrand oli ka, valatud põrand ja kõik. 4 seina. Ja siis kõrval oli siis ja 4 seina, 4 seinast tuli siis teha töökoda valmis. Aga siis relvastusülem, see oli väga tore mees seal, see relvastusülem, see rääkis hästi eesti keelt. Ta oli kohe juba uuralites sattunud sinna, kui see Eesti korpus moodustati, oli sattunud eestlaste hulka sinna, tankipolku eestlaste hulka. See Nõukogude Eesti, mis see moodustasi see tankirühm. Ja siis ta oli õppinud seal eesti keele juba siis ära või sõjaväes ära ja oli seal ja rääkis eesti keelt ja ta elas ka Eesti keskkonnas, elas kohe ühes eestlaste majas seal üleval 2. korruse peal olid nad koos naisega ja naine oli ka seal eesti keele ära õppinud ja lapsed olid eestlastega mängisid seal ja käisid Eesti koolis ja seal tähendab selle Eesti koolis oli seal. Ja siis tema siis see relvmeester siis tema seal eestlastega muidu puutus väga palju kokku ja siis seal oli Paldiski maantee ääres oli siis see saekaader oli, seal oli, saeti laudu ja sealt sokutati meile ühed juba seisnud lauad, aga need olid kuivanud lauad olid. 1 virn oli laotud, keegi kolhoose, keegi oli kolhoosi omad või ei olnud ära viinud sealt. Ja need saime meie ära tuua sealt ja muidugi nendest tegime siis sinna, ehitasime sisse kapid ja lauad, suure pika laua sinna seina äärde kohe ja kõik tegime ära ja siis ta küütis ka meid, et oi, kui toredasti kõik see relvastusülem, aga siis meie töökoja ülem, see oli 1 venelane töökoja ülem, oli venelane 1 leitnant oli. Aga see ei teadnud ju sellest asjast midagi seal, kui sinna söötsid tankid sisse või see profilaktika aeg oli kevade, sügise. Seda kestis oma 2 kuud ikka see ära, see profilaktika. Siis oli meil tööd küllalt kõige aja. Siis võeti seal tankil korpusel see taliga võeti see, tõmmati see ülevalt see maha kõik. Kahur muidugi tankimiiskond võttis välja ja siis see tuli meile töökotta sisse. Siis me tegime selle seal, võtsime lukku lahti, selle rappisime luppideks ja kõik ja puhastasime ära ja tegime kõik korda, toru korda, kõik. Vaatasime üle, siis mõõtsime kõik sisse piduri ja pealetõmbaja mõõtsime ära ja kas ta on normaalnes korras ja tõime sinna siis need lahustaja
ja peale tõmbajale vedeliku suure pudeliga korvi sees. Ja kui ta korras ei olnud, siis tuli see välja lasta ja uus panna ja muidugi seal tegemist oli küll ja siis põhiliselt me Varviga kahekesi seda kahurit seal kõige tegime ja siis tema töötas, siis tema oli nende väiksema relvade peal seal püstolid ja seal olid ka, meil tuli kõige kuu tagant tuli vahtkonna relvastust kontrollida, et ta korras oleks. See tuli iga kuu tuli kontrollida. Ja siis ühel 40, see oli 52. aastal, siis tuli see relvastusülem sinna. No relvastusülem käis kõigi aja meie juures ikka käis juttu ajamas ja see oli nii tore mees. Ja siis tuli sinna joonistega, et laboratoorium teha, relvalaboratoorium, et siis ei ole relvi ära vaja viia, et teatud aeg tuli relvadel uued sütikud keerata ja vanad ära hävitada, sest aeg sai täis. Ja siis, aga seda sai teha ainult laboratooriumis, see pidi olema vastav hoonestus. No ja siis tema tahtis, et me teeksime, et meil oli ju siis vaba aega selle teise mehega ja et hakkaksime tegema. Noh, meie nõus, hakkasime siis tegema ja vedasime siis sealt Keila jaamast autoga vedasime slakki sinna vahele, tegime suured meetrised vahed, tuli seal laudadest, tegime laudadest, tegime need seinad ja mõlemalt poolt ja need kinnitasime ära kõik ja nii nagu see seal joonise peal oli. No see oli kaheosaline. Üks osa, kus siis need mürsud siis vastava laua peal veeresid, siis sealt keerasid need sütikud ära ja siis sealt väikse vahe seest, kus läksid siis teise poole peale ja teise poole peal läksid uued sütikud otsa. Siis nad pandi vastavate aluse peale ja siis nad jäivad sinna seisma. Nii kaua kui varasport sinna kogus, siis said nad seda matskat keidetud ja siis sai need otsad sinna kõik sisse kastetud ja siis ära õlitatud ja siis vastavad paberid ja kastidesse ilusti sisse pakitud. Ja kastid läksid uuesti lattu tagasi, sest see suure käruga sai viidud need lattu tagasi. Nii, ja seal sai siis see profülaktika ka ära tehtud. Ja siis alles teatati, et meil on niisugune asi sinna tehtud. Siis sai see diviisi taabis ka teada. Enne ei teadudki. Ja siis need tulid siis uurima sinna ja vaatama. Jumal, siis vaadati ja siis käisid laos vaatamas neid mürske ja need olid kõik ilusti korras, nii nagu kõik ilusti tehtud kõik. Me tegime siis ära nendele, mis vaja olid ja polnud vaja kuskile viia. Ja nii see ära, siis avaldati meile kiitust seal ja see oli siis seal see suure seina peal oli üleval veel selle kultuurimaja, mis see oli see või. Ja nii see aeg läks ja siis tuli siis meilgi mopi aeg kätte. Muidugi me vahepeal käisime ju suvel sai käidud ju koloosi või tuulakoloos oli meie
meie Sehvlusalune, seal sai käidud abiks, sai käidud märjamaal seal metsas ja kõik. Sest meil oli suvel, teise mehega olime vabad, sest Kalmet tegutses relvtöökojas kõigi aja, tema pidi olema relvtöökojas ikka kõigi aja valves. Sest ilma relva seda ei saanud jätta. Ja siis lõpuks tuligi siis see demobiliseerimise päev kätte. 43. aasta sügis, oktoobris siis saime siis lõpuks sealt siis tulema. Noh, ja siis koju ja siia ja siis tädi oli Kanajagul, siis mina ka Kanajagul. Ja siis mul lõppes ka see enne seda, ma enam kirjale ei vastanud, see Ainu pidi tulema siia. Tallinna tahtis tulla ja siis ma pidin vaatama talle, et kus mis saab, et kas ta tuleb siis siia, et tuleb alul minu juures, et siis vaatame, kust elama saab ta. Või see saab minna ja siis, et ta saab siis sinna kooli minna. Et siis ükskõik, et vaatame siis, kus ja ma ja nii ja siis ma käisin siin ringi, kõik siis tuttavad käisin läbi aga ma pidin minema kohe komissaraati ja seal ma pagunid maha ja et ma saan dokumendid omale mul ei olnud ju dokumente mingit suust, kes ma olen. Ja aga ma vändasin üle 2 nädala siin ringi. Ilma ei tulnud meeldegi enam see. Ja siis tädi hakkas mure, mida sa komissaraati lähed, sul ei ole dokumente, et sa pead komissaraati minna. No siis lõpuks panin sinna komissaraati minna, siis ja siis käisin komissaraadis ära või komissaraadis trehvasin kokku. Seal oli parajasti, olid siis Jägala joalt saanud mopi mehed olid. Ja siis sain kokku, seal oli üks kotipolgu mees sellega kokku ja kuule, et tead, et sa olid kotipolgus ju älul. Et tead, meil kotipolgu mehed töötavad, on niisuguses kohas tööl, kus raha saab. Tead, et sa oled sõjaväest tulnud mees, et sul raha vaja. Et palgad on ju väikesed, 500-600 rubla kuupalgad, et see pole ju mingi palk, et seal saavad tegi 2000 rubla juba kuus. Et tead, niisugused palgad on ainult Kaug-Idas ja niisuguses rajoonides on niisugused eripalgad ja seal on eripalgad 2 osakonnas. Seal on Lubja osakonnas ja siis parkimisosakonnas on niisugused palgad, et saavad kõrgeid tasusid. Et kas sa ei taha sinna minna laohoidjaks, et sul ei ole vaja ju nende parkimis ega nende Lubja osakonna tööd teha. Et sa saad kergema otsa peale ju. Ma mõtlesin, kurat, kui seal suurt palka ja rääkis mulle moosis ära ja ma siis moosis ära ja eks ma läksidki sinna. Noh, ja siis öeldi mulle, et mulle maksavad siis, ma ütlesin, mis see siis laohoidja palk on, kus see ladutoidja palk, et see on 2 ladu, et toornahaladu ja siis alusnahaladu, kus olid kõik markimisekstraktid ja kõik igasugused muud asjad. Ja siis ütleb mulle, et aga siis te saate Lubja osakond ja siis see maksavad teile juurde. Et nemad maksavad omast poolt veel juurde. Aga ma ütlesin, kurat, 300 eurot on siis palk, kurat, 300 on ju vähe. Ei, need maksavad juurde. Te saate
üle 1000 rubla saate kindlasti palka, üle 1000. Noh, ja oligi esimese kuu oligi üle 1000 kõik, aga siis ma läksin juba kõrvale, aga siis noh, enne kui ma sinna tööle läksin, siis ma sain siin Kakumäe-postega kokku, kellega me siis Sossis peol käisime ja läksin siis selle Landekalju juurde. Landekalju juurde ja Landekalju ütleb mulle, et tead, et Retis on pidu, et meil see, mis ta nimi oli, kus käis Retis oli tööl, ütleb, et lähme sinna laupäeva peole. Noh, hea küll, mina nõus kõik. Noh, ja et no saame kokku seal Reimanni tänava kohvikus. Et Reimanni kohvikus, kus me enne kokku, kui me seal ikka seal koos olime. Et raamisime Reimanni kohvikus kokku, et sealt on hea minna. Jah, aga mul tuli järsku see, et meie pidime siis Tondil kokku saama, meil oli ju üks, mis ta nimi oli seal kõrval, oli see vahtkonna relvastuse relvi hoidis, kelle juures kõik vahtkonna relvastus oli. Tema elas Tondil ja siis tema tuli ju ka meiega koos, sai ju tee mappi ära, et me pidime seal kokku saama siis sellega nõvapoisiga selle, kellega me koos seal relvmeistrid olime ja siis Varb oli ta nimi, et Varbiga kokku saama. Ja siis, et Varb pidi sinna tulema ja siis Kalmet ka see, kellega me Keilas olime. Et siis arutame oma käekäiku ja niisugust asju, mis me seal arutame ja siis ma läksin sinna ja ütlesin, et kuule, ma ei saa tulla, et ma pidan minema, me pidime oma sõjakaaslaste kokku saama. Oi, siis oli see, ütleb, et ei, me lähme ikka, lähme ja mul nii, et ei. Ja ma mõtlesin siis ringi või siis läksin nendega kaasa, läksin Reti peole. Ja jäigi mul see minemata sinna. Ja siis Reti peol sai siis Viiviga kokku. Ja Viiviga siis tantsisime seal ja kuigi kaua ja siis vajusime ühte nurka ja hakkasime seal omaette rääkima ja jäime omaette kohe. Ja ma ei tea, see asi läks niivõrd sisse ja me ei saanudki enam minna ja nad tulid meid otsima ja sa tulegi tantsima või. Et mis siin teete? Et ei tule praegu, et me omaette siis. Ja nii, me siis olime seal ja läksime siis minema, ma saatsin siis seda siis Tompi tänavale, kus ta oli seal oli tal ühe naise juures, ta oli siis selle onu juurest ära tulnud, onujad juurest ära tulnud, oli saanud sinna omaette, seal oli üks väike puumaja, oli üleval katuse all oli üks tuba seal, kohe eraldi tuba olemas. No ja siis ta läkski mul hinge sisse ja mul jäi see kiri saatmata Ainule kõik ja puha ära ja jäigi sinna paika ja kustus kõik see ära, see Ainuga. Jah, ja niiviisi läkski. Ja siis ma ju kui ma siin külavolinik olin ja siis ma tutvusin selle Iida Kiibusega, kes elas Sõsta tänaval. Ja Sõsta tänaval ma rattaga sõitsin, ma sain ju omal ajal kui ma külavolinik olin, sain otsa Juhani käest
uhke ratta sain. See oli Taani ratas, oli väga hea ratas, oli sinna noortest jääd ratas ja Juhan andis selle mulle. Ja mul oli see ratas ikka veel alles, sõitsin sellega kõige aja linna vahet, siis hakkas buss Rannamõisani käima, aga ma ei kasutanud seda, ma käisin rattaga. Ja ratas oli siis Kiibuse juures seal hoovis. Ja siis, kui juba Viiviga niisugused tunded tekkisid ja niisugune asi tekkis, et siis hakkasime, et kus saaks korterit. Jah, kus sa korterit saad, see oli valus aeg, ei peale sõda, ei ole kuskilt, kui kord. Aga see ma Kiibusiga rääkisin, Kiibusida siis järgmine päev või läksid sinna ja radast viima ja Kiibusida, kuule, et teine, et üle tie mutt elab üksi päini, tema on nõus meid oma, tal suur tuba, kõik seal vaba tühi, et me võime sinna. Kohe sinna kohe, kolisimegi kohe sisse ja sinna ja saime seal ilusa suure toa ja köögist sai sööki teha ja kõik ja puha ja me aitsime see mutti seal igatpidi ega ta ka ja ta oli vana inimene ja siis me jäimegi sinna elama, ja siis Veeviga tegime niisuguse otsuse, et Veevi ütles, et aasta nii, et me peame siis selle abiellumisega ootama, et siis vaatame, kuidas me sobime. 1 aasta sobimise aega, et vaatame seda ära. Nii ta läkski ja siis ma hakkasin siis seal Unionis tööle ja see töö mulle küll oli vastu meie karva seal ja igatpidi aga ma tulin sellega toime seal ja seal midagi ei juhtunud ja ei olnud ja siis tegin oma tööd seal ja mis oli ja siis see oli, see oli kevade poole, see oli 42. aasta vist juba. Või 44. Äkka. Või 53. ikka. Ei. Jah, ikka, jah, ma läksin nii palju ka. 54. Või siis. Ja siis ma ütlesin, et ei, et ma juba plaanisin, aga 3 aastat oli mul leping.